läks. Kohtunike kogu on kogunenud ja võtame siis kokku ka selle raja kui Dendro või Tähtvere discgolfipargi siin. Ja meil on 4 kohtunikku alati iga raja hindamas ja kohtunikud hindavad siis järgnevalt, et meie Margit ütleb siis ja räägib ja hindab 10 palli süsteemis, kuidas on see rada filmimise seisukoha pealt. Kristo Raik ütleb meil, räägib ja hindab 10 palli süsteemis, kuidas on see rada nii-öelda võistlusrajana. Mina, Markus ja Tommi, räägin siis, kuidas see rada on, kui sükasõbralik on rada ja kas ta sobib algajatele ja kuidas ta selle seisukoha pealt on. Ja Mask annab meil alati ausa tagasiside, kuidas on meil hea kord, rajamärgistus ja arusaadavus, kuidas ühelt tiialalt teisele jõuda, ehk siis, et me saaksime raja normaalselt läbida. Aga alustame siis võib-olla siis Margitist, et kuidas on see rada, siis Dendro pargi rada filmimise seisukohast ja mis hinde sa annaksid sellele? 10 palli süsteemis, jah? 10 palli süsteemis. No 10 palli süsteemis annan lausa 9. Tegelikult nii hea avatud rada, ei ole puid, mille taha ma peaksin kaduma, on ju, kettad jäävad ilusti liinile ja no maalilised pilved on ju, ma arvan, need on siin kogu aeg ja ma arvan 9. Aus. Aus 9. Endral on 9 kirjas. Ja Kristo siis, kuidas siis võistluste seisukoha pealt, et nii-öelda pro tippvõistluste seisukoha pealt Dendros on? Nii, kõigepealt ma räägin sellest, et siin on see rada on siin olnud püsti juba päris pikki aastaid, et kõik nii-öelda Lõuna-Eesti kahurid on kindlasti siin Dendros mänginud ja siin raja peal on korraldatud ka erinevaid võistlusi, on paarismeistrivõistlusi korraldatud, on erinevaid Dendro võistlusi korraldatud, et kui ma räägin nüüd sükesel pro-tasemel võistlusest, siis ma arvan, et ta ikkagi mängib sükse pro-tasemel võistluse välja, et raja parr on äkki keskmine ma mõtlesin raja pikkus on keskmine siin ikkagi seal kuskil 100+ meetri juures, et ta kõige lihtsamate küljest rada kindlasti ei ole, aga teisest küljest kui siin natukene OB-dega veel mängida, võib-olla siukseid rohkem nii-öelda spetsiifilisemaid jooni välja tuua, et siis ta mängiks nii-öelda head avatud rada, aga just, et maastiku poole pealt, et kõik on siuke hästi tasapinnaline, aga jaa, on võimalik täitsa. Jalatrenni palju ei saanud. Nii, ja mis on siis hinne sul sellele rajale? Ma annan ikkagi siukse tubli 70, et siin on võimalik teha päris head asja. 70. Väga hea. Ja ma toon siia vahepeale selle, et meil on alati kaasa mängimas siis Rocket ja Valley ja meie discgolfi hümn siis laseme siit teile korra. Ja selle baasil tuleb siis ka meie laul, ehk siis tuuri lõpus. Vaatame, kuidas me siia kokku räpime selle. Aga jutuks ja kuidas on siis see rada sükasõbralikkuse koha pealt, ehk siis kas vanemad inimesed ja laisemad ja targemad inimesed, kes siis sükad on endale muretsenud või siis tulevikus muretsevad, saavad selle rajaga hakkama. Süka koha pealt on sellel nii-öelda kõva 10 on ikkagi või 9,5 siukene on selle raja läbitavus sükaga, et praegusel kuival ajal, kui ta on märjem, mine tea, ütleme siuke 9,5 peal, aga mul tuleb nagu kokku see hinne, siis vaatame ka, kuidas ta nagu algajatele sobib, siis ütleme, algajatele on lihtsamaid parke, et siin rajad on päris pikad, lühemad rajad, mis siin on tehtud, on ikkagi, ütleme, siuksed suht tehnilised või kitsaste koridoridega, et siin on siuke so-so, et sealt tuleb nagu 7 punkti, et siuke 8,75 on siis minu poolt siis Dendrole algajate ja sükasõbralikkuse seisukoha pealt. Aga anname siis edasi ka siin maskis mängijale, et Mr. Grip, kuidas hindad siis raja hea korda, märgistust ja arusaadavust, kuidas ühelt ajad teisele saada? Jah, aitäh küsimust. Ehk, et hindame täpselt tänast seisukorda, nii nagu siin praegu paistab ja praegu paistab väga hea olevat, et rajad on puhtad. Oli paar märjemat kohta, kuhu sai sisse astuda, aga saaks kuivendada paari kraaviga, aga ma usun, et jaanipäevaks peaks ka see korras olema peaaegu iseenesest. Rajamärgistused, tiialade peal olid ilusti sildid olemas,
mina mängisin siin täitsa esimest korda, pole enne käinud ja ütleme kaardi järgi oskasin põllu pealt või ütleme välja pealt selle korvi tuvastada ja sinnapoole kettalendu saata. Odra vahelt siit? Odra vahelt, et selles suhtes oli kõik väga hästi. Mis meeldis oli see, et korvi põhjades olid ilusti nooled, mis näitasid järgmise tiiala poole. Et ütleme ka järgmise tiiala leidis ilusti üles. Üks koht siin platsi peal oli siuke, kust võis minna nii, võis minna naa. Meie läksime naa ehk õigesti, aga ma usun, et enamus mängijad lähevadki õigesti õiges suunas. Ehk et mina annaksin praegu täitsa 10 sellise asja eest. Maksimumpunktid ehk siis 8,75. Kristolt tuli kõva 7. Kokku on meil siis 9 pluss 7 on 16, pluss 10 on 26, pluss 34,75. Dendro Park Tartus 34,75 on meie esimese tuuri pargi hinne, mis on kõvasti üle keskmise, kui keskmise võtta 5 on. Absoluutselt. Siin joonistab keskmine välja ka meil. Siin joonistab väga suure keskmise välja ja ütleme nii, et nii on ja liigume edasi Otepää poole. Tšau, pakaa ja kohtume juba Otepääl.